Täna ma tulin Peipsi peale, et 24. veebruar, vabariigi aastapäev, et palju õnne Eesti Vabariigile. Ja proovin täna teha natukene Deeperi teemal väikest moovit, et kuidas mina kasutan ja mida sellega üldse peale on hakata. Et eks siin käib siuke arutelu praktik versus Deeper, aga mõlemal omad head, omad vead. Ja kuna Deeperi osas on küsimusi olnud, siis ma võtsin täna kaasa natuke kola ja hakkan filmima, et proovisin eile ka teha. Tulin sama koha peale, ma tegelikult olen kaldast. Ma ei ole kaldast üldse kaugele. Aga eile oli nii tormine ilm, et lõhkus mul telgi ära. Ja head üldse seal paks pealt püsti panema seda hakkama. Et oli ilmselt liiga tuuline, lõpuks hakkas mingid jäävihma sadama ja ma isegi ei puurinud ühtegi auku, et sai kohale tuldud ja natuke katsumust ja minema. Täna võtsin ühe koha, ma siin tegelikult püüdsin üks päev. Ja natuke ahvenat oli, kiiska oli, mingi särjeke vist oli ka. Täna on teine asi see, kuna minu jaoks hakkab särje hooaeg varsti, siis võtsin kaasa mingisugust mudru, see on tegelikult jahvatatud matell mingi möksiga. Ja katsetan seda ka, et söödan sisse, vaatan, kas mingit särke ka kuskil ilmutab ennast. Särke võiks muidugi tõuguga pigem püüda, aga mul on täna matellipüük plaanis, et siis ma näen ahven, särk, kiis, kõik teema. Kui ma hakkan kala otsima, siis võtan sikuskaga esimene asi. No ikkagi ma alustan ahvenast, et vaatan, mis ahven teeb ja kas ta ennast näitab ja vastab sellele, siis hakkame edasi tegutsema, et näiteks kui särjepüügil on ka, kõigepealt otsite kala välja ja siis panete ennast telgi püsti, võib-olla söödastate mingit auku, vaatate, mis seal toimub. Või tegelikult mõistlik on see, et näete mingi kala ära, söödastate koha sisse, lähete 30-40 meetri eemal, paar auku sisse, söödastate ära ja siis hakkate edasi tegutsema, et ma esimese hooga vaatame nüüd, kuidas see kaamera näitab ja käitub. Paneme üks ühe augu maasse. Järgime kinni. Niisugust. Teagi, kuidas ma seda kaadrit setin, aga täna ka naksa ikkagi tuult, et väga hullu ei ole, aga ma päris mingisugust halvepuurimist ma tegema ei hakka või seda filmimist. Tahtsin just öelda, et muidu on päris normaalne puur, see on egopuur. Võib rahule jääda, aga täna on kuidagi paks lumi asjad, aga tegelikult võtsin siit ühe rüüsikoha ja sattusin kohe topelt jääle, et ma otsin siin seemas natukene miskit muud. Tegin siin ühe augu valmis. Siin samamoodi oli tegelikult rüüsi on all või topelt jääkiht. Ja siin jää seest päris palju sodi, et ma võib-olla täitsa panen siia Deeperi sisse, näitan, et kui on ikkagi mingisugune rüsi teema ja mingid nurkad ja asjad halvasti, siis ja paksu jääkorralega see Deeper viskab natuke segast. Et praktikuga on võib-olla lihtsam, et viskad selle juhtme sisse, aga siin on sügavust niimoodi, peaaegu puuri selle terajagu oli. Ja võib-olla, ma arvan, et praktiku juhe ikkagi ulatab, aga Deeper tahab suhteliselt puhast auku ikkagi saada, et vastavalt sellele läheb, kas selline täpsus läheb kehveks või ta ei näita nii, ta ei ole nii tundlik ja aitab jääauk puhtaks visata. Siin on tegelikult siin all on seda jääsodi, et ei pruugi üldse Deeper näidata. See tähendab seda, et mõistlik on mingi rüside juures üldse mitte Deeperit kasutada ja kui tahtmist otsida, siis saame siia sinna, et kus saab puhta augu sisse teha. Ma näitan natukene seda juhtme teemat.
ehk siis tiipriga on asi lihtne, tegelikult kui on vaja, saab tõmbad lahti. Siia läheb see nii-öelda vanemat tüüpi USB ots ja mul telefonil läheb enne see lapik, et erinevad otsad on, aga ma tiiprit ei ole laadinud, et tegelikult kui minna pikemalt peale ja on tunne, et see tiiper võib tühjaks saada pikem päev, siis jätta kogu aeg niikuinii ei ole vaja, nii et siis ta saab 2 juhet kaasa võtta. Tiipriga panen ja auku. Edasi mul on akupank sellises käsihoidjas. Tänapäeval see uuel tiiperil Skipil on see käsi, tegelikult vahet ei ole, mis tiiperi sisse paned siia peale viimaga, aga see on siuke hea sport, kogu aeg vahid. Mingit ekraani peab igal juhul vahtima, kas on telefoni oma või on praktika oma. Ehk siis viskad siia juhtme taha ja akupanga oma lükkan siia sisse. Siis edasi telefon. Telefoniga on see, ma ei viitsi näiteks telefonil kõnedele vastata, kui ta mul siin. Mul on wifi ühendus, net on väljas. Tegelikult on vaja ühte wifi ühenduse ja GPS-i suutlikkusega telefoni, aga muud väga vaja ei ole. Sellega saab hakkama, et võib-olla 2 telefoni kaasas, et ühega helistad, sätid. Aga mul on 1 ja see on kalapüügi ajal niikuinii väga tihti kõnedel ei viitsi vastata ja vaatad, et keegi oluline helistab, et kui sa peadki vastu võtma selle kõne, siis võtad selle kõne vastu. Ja pole häda midagi. Nüüd tuleb tiiper ette ka see, kas ta mul üldse näitab. Ma tegelikult tahaks. Okei. Nii, nüüd tuleb see ühendamine. On jälle see, et üldiselt on sammukese tagasi. Varju teemale ja ma panen ta siia. Nii. Nüüd see peegeldab, ühendus puudub, siis paneme, ühendame. Peaks ühendama. Läheb hetk võib-olla aega. Vahepeal on see jama, et millegipärast ei kipu ühendama. Seda väga tihti ei juhtu, aga millegipärast siin ülemöödunud aasta ikka juhtus aeg-ajalt. See aasta ei ole häda olnud. Võtsin tiiperi august välja. Tegelikult on see, et kui klemmid on juba märjad, kas nüüd näpu pealt peale, siis ta peaks juba toimima. Nii, device not found. Paneme uuesti. Peab ta üles leidma. No, näeb palju õnne. Näed. Vahepeal viskab mingisuguseid teateid asju ette. Aga see pole hullu. Nii, uus jääpüügiskaneering. Viskame selle. Ma teeb panda auku. Näiteks huvitab kohe, kas ta nüüd leiab või mitte, et ta nüüd praegu viskas teksti liiga madal. Ja see põhipõhjus on see, et see auk on mingit sodi täis. Ja sellega ei näitagi. Siis ta lihtsalt ongi see, et jääsodi on ees. Ma selle koha peal proovin natukene lihtsalt sikuskaga ja ma otsin ühe augu, kus tegelikult on mõistlik püüda üldse. Sest kui siukest asja näitab püsida vahel ja konkreetselt auku puurides ikkagi püsid, siis pole mõtet vaeva näha. Et tuleb otsida uus koht või püüda lihtsalt pimesi. Selle näitan ka ära, et mul jäi enne telefon ühendamata, et praegu ma sain teate, et ta on liiga madal, sest auk on sodi täis. Siit panen telefoni juhtme taha, vaatan, mis pidi on. Loodetavasti peale paneme. Vaat nii. Juhtme siia sisse. See kõik selle töö saab praktiliselt kodus ära teha, et kõik ettevalmistused ma võtsin eraldi lahti, et ma ei hakka midagi siin settima. Ja telefon on vaja niikuinii välja võtta selleks, et
see asi ära ühendada kinni. Miinus ongi see, et vaata, kui see veepiisad tulevad, et praegu vähe, aga kui on sajab lund, siis see võib kogu ekraan uduseks minna, on selline hästi märk ilm on. Igal juhul nüüd hakkas mul see aku ka laadima, sellega peab mul päev otsa vastu akupangaga või kauem veel. Vahepeal panen tiiperi kelku, sellega on jälle see oht, et kui sõidad kelguga ringi, siis ta kogu aeg nagu loeb ikkagi mingisugust distantsi ja siis need sügavusjooned ja kaart ei pruugi täpne olla. Et noh, selles mõttes, et siukse ilmaga on mõistlik võib-olla isegi külmema ilmaga taskusse panna. Kui taha kulutada tiiperit ja mingit vale infot saada, siis tasub see lülitame ennast välja, pärast saab teile tagasi sisse lülitada. Okei, igal juhul ma proovin natuke sikuskaga ja siis ma teen uue augu. Vaatame üldse, mis siin toimub. No jah, siin on kuskil juba nii öeldaks läbi selle jää ja vot see on hetkel siuke pimesi püük, et ei tea, kas kala on all, kala võtab või ei võta. Ja selle tiiperi video mõttes ta ei anna midagi hetkel juurde ka, nii et kas oli? Ütleme nii, et siin on mingisugune jäämudri ja kõik jama all, et ma otsin augu, mis natuke infot annab. Vahetan auku, ma näitan teile ühe tüüpilise vea, mis kõige ohtlikum on, et jäetakse mingisugused kas kindad või tiiperi ümbris siia. Kui sõitma hakatakse, see kukub väga lihtsalt maha, nii et koha vahetus on, siis tuleb vaadata, et midagi siit jalga ei laseks. Katsetame siit äkki saab augu sisse. Ma sõidan puhta auguga lõpuks. Ehk siis ta täitsa puhas ei pea olema, aga parem on, kui ta on puhta. Paneme munake sisse. Sest vahepeal, kui läheb pikemalt, siis ma olen nojah, siin ka mingi sodi oli ikkagi põhjas. 1,3 meetrit, kas ma olengi nii madalal. Tegelikult on see lugu, et kui ei leia seda õiget kohta ülesse, siis saab võib olla ka 1,3, et äkki ma olen eelnud seal pool. Et ma tegelikult saan võtta kaarti ette ja vaadata, kus ma võrreldes selle eelmise korraga olin. Aga ma tahan vaadata, mis siin toimub. Ehk siis kaldajasne luure. No, praktikuga on see lugu, et luure sisse, taskust välja. Ja või lihtsalt tõstate korra kinnitse külge. Ja tundlikkus on selline alla 50. Jääsodi on palju, et siin on praegu vilgum natukene siin, kui tõsta. Et see ei ole nagu hea tingimus tegelikult, kus tiiperiga katsetada, et väga palju sodi on. Ja praegu tundlikkus saab juurde panna, arvutis saab ka, kui pärast vaadata tulemust, siis tundlikkus saab vaadata, panna lisaks. Nüüd on mul on oluline see, et kas siin kala ka all on, aga siin on nii madal. Ma otsin järgmise augu. Vaatasin, et tuli üles ja siin on ka kala on all, 1,3 meetrit ja kala on all. Täitsa pullvõrk. Siin on oho. Aga siin võib sinna püüda lausa. See on natuke matelli juurde. Näitab ära kohe, kas ja mis, et tegelikult on teinekord mõistlik senikaua sööt alla visata, kuni kala hakkab ülalt vastu tulema või alt, 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 alt,
tuulega minema, et tuul küll väga tugev täna ei ole, aga et siin põhja pealt ikka mingi asi sealt toimetab, näed sealt selle varju peale. Põhjas mingi täpike käib, tuleb natuke üles, vaatame, kas ta on kiisk või on mingi muu kala. Siin ei ole sügav ka, et täitsa äge oli see, et enne meeter 30 jääpaksus, noh see on alla meetri vett oli all. Näed, kala tuli alla. Kala tuleb, vaat, nüüd viskas küll kalaparve alla, aga mõtlen, see võib kiiska mida iganes olla. Ma olen vaikselt. Kala päris hästi all. Tuli mingi maajärgi ja läheme vaikselt laskema alla. Vahepeal on see, et nii kui mängitama hakkad, nii kiisk kohe otsas. Ahvendab vaikselt rahulikult vajutad alla. Ja siis tõstad üles. Ja noh, võib ka väristades teha, et see ei ole hea nooguti, mul on teine on mängimiseks parem nooguti huvitav, et korra käis, vaatas kogu see parv. Läks minema, ühtegi toksakat ei olnud. See oli küll väga huvitav. No nii, nüüd tuli kala jälle, tuleb järgi. Nüüd võtab ära. Väga huvitav. Nüüd tuleb isegi ahve. Nojah, see on selline mõllitamise võlu nüüd. Viskad matelli alla ja ma tegelikult tahaks seda sikuskaga püüda, oleks palju ägedam, aga näed, see on nii kui matelli kaasa võtad. Nii on kohe laiskus, hakkad siit hunnikus seda avenat püüdma, et see ongi, viskad näitad ära nii nüüd. Nüüd saad vaadata, kas siit tuleb põhjast järgi, lased alla, see on ikka kala on olemas põhjas, see on jälle samamoodi, see tipp on selline, tipp on täitsa olemas. See kala on natukene eemal ja tundub, et see kala on passiivne. Sääse vastad vaikselt alla loopides, ma arvan, et saaks see tulema ka. Sama siin tegelikult, kui normaalselt kala sikuskaga reageerib, siis samamoodi tuleb juurde, praegu tuli kala, tuleb nüüd alla ja võtan ta toon ta jää alla, siis tuleb üles kaasa ja siis võtab ta loodetavasti ära, kala on suhteliselt üleval ka. Ta tuleb eemalt juurde ja suht kävedalt tuleb teinekord ja siis jääb vahtima. Huvitav, et ei võtnud ära. Lähme jälle alla tagasi ja sääse vastaga siukest möllu teha, see on niuke sikuskaga paned kala käima ja hakkad noppima siin. Sääse vastaga peaks olema ikka nii, et lased alla ja võtad kala välja ja näed, kala on jälle juures ja no ei näe. Riilinemisega tuleb. No, põhjast tõusis natukene üles. Uuesti alla. Huvitav, et sääse vastu teemal on nii kapriisne. Ikka korra nagu kala tuleb eemalt vaatama. Ja läks alla tagasi. Täiesti müstika. Kuule, aga siis on väga hea aeg. Kus saab sikuskat proovida. No selle parvega paneb selle tegelikult matelliga käima. Vaikselt söödastad, viskad alla ja nii, kala silm. Hea kala on all, jah. Ja näiteks kui mina silma võtan, ma tapan ahvena ära. Et vaja elusatel kaladele silma peast kakkuma, et
ja loomulikult jää peal, ega neil ka siin tore ei ole, aga ma ei tea. Võtame telefoni korra välja. Siin on jah, selle ümbrise jama on see, et ümbris kaamerast ei näita. Pole kindel, kui hästi või halvasti ma nii võtsin selle välja nüüd. Ai, samana. Ehk siis, siin on kala istub all, siin on mul lonti näha. Tundlikkus tõesti peaks väga peal olema, aga sügavusi on 2,5 meetrit, et seda saab timmida, siit samast tõmbad siit külje pealt. Vaatad, tundlikkus mul 50%, noh, siin saab panna näiteks 90. Vaatame 90-ga. Kirbupüügil on hea, paned peale. Või siis pärast kodus vaatad analüüsid, et muidu see liigne tundlikkus ikkagi segab, et iga vees olev mingi hõljum näitab ennast, et vaja on saada kala ennast näitama. Sigus ka püük, särjega samamoodi tegelikult. Kui mingi kala näitab, saadad söödad alla, püüad esimesed 2 kala välja tõuguga või matelliga. Siis vaatad, mis all toimub. Paari sööda palli peal. Kui sööta visata alla, siis see viskab ikka mõnusa pilve. Et see tähendab seda, et mõnda aega ekraani pealt tundlikkus peal on, siis ei näe mitte midagi. See ära läheb, siis natuke kontrollida, vaadata ja see näitab ära. Igal juhul on see, et põigi teemal põik talle väga ei meeldi. See on viimase aja kogu aeg, see on sama jama. Mis tal meeldib jakk näiteks ja stinger ja sellised asjad on hetkel. On toimivamad olnud. Proovin kohe katsetuseks ja võrdluseks panen mingisuguse, panen jälle selle jaki. Väike sinine jakk. Silma oma külge praegu ei pane. See landilõks ei ole ka mul lemmik, aga mingi puisu mul neid kaasas oli. Ai. Tühistan nii. Laseme landi põhja, vaatame kohe võrdluseks, mis toimub. Ja hops, kohe kala tuleb alt ülesse. Ja läheb alla tagasi. No vaat see ongi see, et põigi peale reageerimine on nii kehv. Et siin kui ahvenat üles otsida, siis mul on tunne, et siit võib isegi mõni kala ära võtta, et aga siin on nii ära tambitud kant, et kala ei taha väga võtta. Vaata, mis ta täitsa põhja pealt teeb. Põhja peal ei näe, mis kala asjast mõtleb. Aga ega vahet ei ole, selle tunneb ära, saab rahulikult otsa vaadata. No, pikalt ei tee kala nagu mitte mingit koostööd. Et selle viimase otsa pühendangi sellele, et kui siku ei ole põhiteema, vahet ei ole, tahaks lihtsalt kala saada. Ja matell ja kõik see kirbunged on asjad kaasas, siis ongi, otsid kala välja. Kala näitab ennast ära. Kui kala ennast ei näita, siis ausalt üles pole mõtet seal kirbutama ka hakata. Siin on jah see kalakene. Ta on olemas, tiksub seal põhjas, aga teeme kõrga mitte natuke. Tundlikkus on jälle peal. Nii, ja nüüd siis vaatame, mis saab
teemal matõll. Sest on kahju jah, et ma ikka lootsin, et natukene Sikuskaga teeb ta rohkem koostööd. Eriti kui see esimene kala tuli sealt ludinale. Üllatavalt kohe, aga see oli mees, kes seal enne püüdis seal. Ta läks ka minema. Panin praegu rohkem natukene kraami alla. Mõnes mõttes võiks anda aega korra kalale. Kala hakkab käima pinnas järel. Või tuleb vastu. Siis ta võtab palju meelsamini ka, et kui ta alguses kohe viskad sisse, hakkab põhja pealt noppima, siis mõned kalad saab, aga ta ei lähe nii pöördesse, et ja noh, siin piisab sellest 2-3 tolli alla saata. Vaatad, kui jääaugust kaovad. Praegu panin isegi palju. Ja siis on, kala hakkab põhjast tulema vastu. Siis saab püüdma hakata. Saab enne ka tegelikult. Vaatan siit mingit kehvemat kraami natukene. Siin matõll on mõni päev juba külmkapis seisnud. No näed, nüüd hakkas kala hakkas põhjas seal toimetama natukene. Ta näeb päris hästi üles ära. Sikuska ka lased siin poole maa peale ära venna siin. Kõik isegi 5 meetrit on. Siis on selline 2 poole pealt juba näed, kus kala tuleb üles järgi. Aga nüüd praegu põhjast oli kala üles. Järelikult esimesed vassed on alla jõudnud. Ja see näitab kohe, et põhja kohal praegu see söömine käib. Ega noh, nii mõttetult palju ei teda alla vaja lasta. Praegu võiks juba rahulikult püüda. Mul on natuke see mõte ka, et ma näitan seda pilti, mis toimub. Okei. Ja noh, praegu kala näiteks põhjast üles ei tule, et kui ikkagi selline aktiivsust hoida kalal meeleolu on, siis kala tuleb ikkagi nasmist on siin 2,6. Noh, 1,5 meetri peale tuleb juba vastu ja parvega käib võta. Et siis on ikka nii, et alustadki seda kala võtmist ikkagi sealt ülevalt. Nii, ja nüüd tulebki alt kohe üles. Vaatame, kas ta reageerib üles tuleku peale ja tuleb ikka üles järgi ka, jah. Täitsa huvitav. No jah, siin ongi see, et siin mingi osa matõllist vaikselt upub. Tegelikult kõige parem ongi, kui teaks, kui kiiresti see vaikselt mängitad. All. Aga no ikka väga kapriisne on ikkagi matõlliga ka. Siin peaks olema nii, et lased poole peale juba võtad kala ja kui ei meeldi, siis võtad põhja pealt. No saab tegelikult lainetena ka, lähed vaikselt väristad alla. Ja siis võtad selle kalakese välja. Nii et noh, põhimõtteliselt matõlliga käib see asi nii, mis see kala suurus, no see pisikene on. Et kui ma oleks ikkagi konkreetselt ikkagi kala püüdmas, mitte tiiperi teemal filmi tegemas, siis ma tõenäoliselt ma otsiksin juba uue koha. Või kui ma tahaksin supikala saada, siis või lihtsalt püüki teha, siis nojah, siin no üks kala tuleb. Väga mokka mööda. Moka otsast käib, kobistab. Võtan varsti selle tuundlikuma noogutiga asja võib välja võtta, et no see ritus tegelikult mulle meeldib, et kui ta kala võtab, siis ta on siuke kiirelt saab kerida ja
Täitsa müstika. Annan tal natuke veel tõukku. Seda matõlli alla, et aga noh, nüüd selle kui tuleks siin natukene suuremat ahvenat vahele, oleks päris hea, et see ei ole mitte katastroofil, jah, ikka normaalselt siukest kala ikka ei püüa. Nii, ja nüüd mis ma tahan teha on, et mul oli üks välja võetud ka. Proovime kunstmatõlliga, et mis ta sellest arvab, et tegelikult selle kunstmatõlli teemal räägitakse ka, et pidi väga hästi toimima. Kohe katsetame ära, paneme siia. Ta lõhnab küll oluliselt rohkem kui tavaline matõll, et samamoodi jälle kisutsin mingid juppe. Ma ei tea. No nii, hakkame vaatama siis, mis see kala siit arvab. Nii, jälgi tuleb. Ja võtab küll. See on küll mingisugune kiisk, jah. Vähemalt võtab. Päris aktiivselt tuli, et korra mõte, et äkki kiisaste suppi teha. Ma selle mõtte tõenäoliselt teostan ära ka. Selle kunstmatõllil praegu tundub olevat see, et see püsib palju paremini kauem otsas, et kui ma nüüd näeks ära, mis ahven sellest arvab, ma panen selle kohe siia. Oi, kuidas tuli. Okei. Päris aktiivne on kala selle peale. See ongi väga hea, kala on käima vaja saada. Noh, see teeb elu mugavamaks, kunstmatõll vist, mul on tunne, aga kohe vaatame, kaua ta kestab, et kala, et ta venib, et muidu oleks päris matõll oleks, suu lahti, et päris matõll oleks juba juppeks. Siin peaks välja vahetama. Kunstmatõlliga ma sain kätte. Kogume edasi, et mul on tunne, et söötmise jaoks ja ma võtan kala kaasa, mul siin tuttav tahtis saada supikala. Teemaks, et liiges on üsna läbi ja korralik siuke kallerdav ahvena suppi nii hästi aitame. Sellele ei taha otsa jääda. Nii tulevad. Jäis, jää. Päris matõlliga on see, et sellise võttu peale oleks juba käes. Lasen neile näputsaga jälle alla. Väga palju neid sööta ka ei tasu, aga see tuleb päris tempokalt. Läks alla ära. Oi. Nii, nüüd tuleb vastu ja ei jää otsa. Tuleb ikka päris eestsa peale tagasi minna vist. Sellest rahustab parve maha, kui iga kala on käinud noksimas ja ei ole otsa jäänud siis. See kala suurus on
sellist kala enam fileerima ei hakka, et puhas supikala. Paneme talle midagi ehtsad ka otsa. Võib-olla ma keedan ise ka puljongi vahelduseks. Noh, sellises oludes täna oleks pidanud tulema lapse ja naisega jää peale, mitte eile. Sellise ilmaga oleks päris hea olnud püüda. Kala võtab ka. See on selline perekondlik meelistegevus. Ja noh, mis siin ongi, lähedki kolad seal kuskil parvedes, rahvas käib, võib-olla saad samasugust kala, võib-olla viimane kord tuli veel väiksemat kala. Ja tulemuspäevasaak on väiksem kui siit. Ja noh, ma ütlen, eelmine kord käisin seal tagapool ka, noh, kala oli veel väiksem. Alguses, pärast pool oli, 2 poole pealt läks isegi täitsa normaalseks. 3 peal võib isegi, või nad selle sama kandi peal võib leida suuremat kala, et Ühesõnaga supi teema täna tuleb. Anna seega siia. Vaatame. Kunstmatõll annab igal juhul seda pikendab aega. Püüda saab, et paned paar kunstmatõlli osa alla. Päris ei saa ära võtab, siis saab ajada. See on jälle kiisk. Ei ole, jumal küll. No vaat eelmine kord tuli sealt tagant tuli sellist ahvenat tuli ketti. Ja oli pime oli juba peaaegu või no ei olnud pime, aga hämar oli. Siis me viimased pool tundi seal püüdsime, taga oli natuke korralikumat kala ka. Vaatan siin, kuidas ilmad ja asjad on, aga võib-olla mõni päev lähen ikka kaugemale ka. Natuke, et siis on siine seis on teada, et sellist kala saab siin hästi. No kusjuures eelmine kord tuli siin lähedal, leidsin natuke suurema kala üles kui see praegu. Et väiksemad olid sellised nagu praegu suuremad, aga no mis vahe on, 10-20 grammi, võib-olla 30. Et siuke suhteliselt ei saa öelda, et mingisugune hirmus vahe oleks, aga kus on kiisak ja mahlane. Kiisad on seemad käed, ma just nii limased. No, toime ühe kala üles. Ei jäänud ja siis mitu. Võiks ikka mõne korraliku kala vahele visata. No, kunstmatõll venib nagu tatti järgi. Püsib, et eriti oluline see, kui kala tuleb alla korra ja käibki parvedena. Mingi hetk võtab ja siis hakkad seda matõlli otsa toppima ja kala on läinud alt. Kunstmatõll vähemalt annab selle aja, et mingi jupp on otsas, viskad alla tagasi, võtad paar kala veel. Aga ega ma selle kunstmatõlli ei ole väga palju kasutanud. See rohkem tõuguga särjepüük on minu teema olnud. Oi, mis asi see on?
seal on, kas on parv ja mingi ilusam kala. Ilusamat kala veel vähemalt pole otsa jäänud, aga niimoodi saab matõlitada küll, et keegi tahab siis 600-700 meetrit kaldast ja mingid mehed püüavad veel lähemalt, et natukene matõliga vaeva näha ja muudkui aga noki, pluss kraadid väiksed ja tuled ja ülespoole kala. No, miks ta siin ei võtta? Lähme alla tagasi. Kui laskumise pealt ära ei võta, laseme põhja, tõstame põhjast üles. Ai, jäänud. Jälle samamoodi alla. Natukene mängitame põhjast üles. Telefon näitab kohe tiipel ära, et näed see milline kala ikka all on, aga näed ei, üles tuleb jälle mingi jubine. Nagu puutus, aga ai, jälle tõstame. Äkki on matõlikene kehvakeseks jäänud. Vaatame üle sööda. Kui ikka ei puutu, no ja tühi. See ongi see, et kui ei puutu, siis tuleb kahtlustada, et pole miskit. Jällegi, mul on aega. Vähe. Matõlli on palju. Tahan saan homme juurde. Või ülehomme, millal iganes. Anna siia siukse paar tükki lihtsalt. Ja siis vaat see on, kui see sikuskaga niimoodi kalad oleks, küll oleks hea, on ju. Pea siin matõlliga midagi nokkima. Naks ja kala käes. Kusjuures ma arvan seda, et kui siin natuke vaeva näha sikuskaga käia ringi, teha siin platsi sisse. Igas augus natukene aega möllata. No saab ka kala, äkki saab isegi ilusamat. Nii. Jällegi saime parve sealt ilusasti. Tuleb järgi. Nii, nüüd ta võtab kohe. Kohe võtab ära.
noh. Võtame siis põhja pealt. Huvitavat, muidu on vahepeal ikka niimoodi, et tuleb kala täiesti jää alla, lased alla juba, võtad järgmise. Praegu tahab ikkagi alla välja. Kirpule tuleb järgi ja huvitav on see, et ta niisama alla lasta olema tõlil ei tule niimoodi. Ei paista. Oi, kus tuli parv. Jäi. See parv peaks küll olema kambaga nii palju hasardis, et oi, nii minimaalselt. No siis väristame natuke. Põhiline ahvenapüük ongi selle kirbuga ikkagi väristatakse. Üles alla. Huvitavat. Kas on palju kala või on jämedam väike korralikum kala ka tulnud. Ainult tema parve laiali, no päris hea parve. Siin on siuke tegevus toimub ja läheb tuleb alla. Ja on siiski motelli või? Ei saa. Vahel oli seal üks ahe. Tuli ära söönud. Ma taas ikuskaga proovida jälle. Vaata, mis kohe saab, et vahepeal on see, et saab ta käima. Aivata. Võib-olla on mingi hea selline. Tead saaks tingerile panna ka ja motelli otsa ja anna siis ei ole mingit vahet, see on sama kui kirputamine. Lihtsalt natuke edename. Puhas rauapüük ei ole. No tuleb.
Tarvis. No, kala võtab ka kalda peal või? No kalda peal võtab jah, aga sikuskat ei taha, et ei taha jah. ühe sainaga. Siin läks kõik rahvas läks maha vahepeal, või no mitte kõik, aga enamus, kõik saab tagant plats puhtaks, kas läheb uduseks või mis iganes, aga kes mööda lähevad, käivad, ei võta. Siin on kala võtnud küll, panen jälle ka muidu küll. Natukene sättimist ja aga panin vahepeal siia sööta ka alla, aga seda oleks pidanud natuke segama veega enne. Ikkagi see täitsa tavaline punane sööt, mida ma sägele puhul ka kasutan. Et siin vahepeal viskas kogu selle ekraani täitsa sodi täis, siis ta jälle ei näita. Nüüd ta lahtus piisavalt ära, et pilt on jälle olemas. Siin on mehi veel proovinud, et mõned ikka saad kala ka. Aga ta tahab ikka söötmist ja meelitamist, et ega liiga lihtne ei ole, vaatame, mis nüüd kala poole pealt. Kala on päris hästi all praegu. Läks aktiivseks ka, nii et kuigi no, nüüd tuli kiisk jälle, et vahepeal see kaamera raku sai tühjaks. Filminud. Tuli mingi posu ahvemeid kenasti alla ja otseselt jälle võtan pilti midagi. Ai, kiisadki. Läks. Kiisk jah. Võtan see, kui ahvena paigast tuleb. Ja võib-olla läheb liigub minema, siis on kohe mingi hetk, kus on ainult kiisad. Aga siis tuleb ahvenad ka aeg vahele. See kunstmatõll on ikkagi päris hea. Tunned, see aitab, annab võtule gaase ka. Lõhn on tugev ja ta kestab kauem. Ja siis kuidagi toimib hästi. Kui ainult puhta matõlliga, siis varsti võtavad nokivad puhtaks või kuidagi kunstmatõlliga on olnud või no 2 ühes, et on parem olnud. Varsti saab mälukaart täis, et paarkümmend minutit veel. Huvitav, kas võttis ära või? Kala on all, aga noh, siin oleks võinud ju togida selle peale ikka, aga nii, kala on päris hästi all.
ikka kiisk. Kiisk on nii aktiivselt ülesse. Ja äkki, et on kohe aru saada, et on kiisk. Ahven ujub vaikselt kohale. Hakkab jälgida ja kiiskab kohe pomm üles ja kohe võtma. Kiisa hetk saabunud. Natuke siin kotis ka. Aga kiiskab päris hästi. Ei kannatakaan. No niin, uutta.
tuleb alla, eks. Nüüd tuli park kohale. Huvitav, et ei ole, tuleb kala küll ja vahepeal läheb aktiivseks, aga see realiseerimine ja see võtmine on selline, et käib nii hooti. Teab hullult meelitamist. Kogu aeg ikka. Tuulella lausa. No nüüd võiks võtta. Nüüd siis küll võtta ja nüüd on kala all korralik. Ja nüüd on kiis. Aga
Käed hakkavad kangeks minema. Ei saa. Kiiska. Mingi kala ikka vahepeal on all, et aga jube ettevaatlik. On tässä kesi võttab. Ja tahab söötmist ka kogu aeg tahab peale saada. Ja siis on ka teine ikkagi tuleb korralik parv alla. Esimene, kes võtab, on kiisk. Kiiski nii palju. Ja no, praegu kuskil 10 kala on juures. Nii tässä kesi võttab. Ja jube rahulikult ettevaatlik, et võib-olla ilm ka muutub. Mõjutama peale. no nii, nüüd paar kala järgi. Kas võtavad ära ka või? Aga ongi tulevad, ujuvad juurde, vaatavad. Kiisk on see, kes tuleb juurde kohe mats võetud. Aga aven tuleb, seisab, vaatab, jälle läheb. Ja siin vaatasin vahepeal tulid kõik maha niimoodi, ühelt poolt, teiselt poolt plats puhtaks, et ei võta kaudu, vot selles ongi jama, et ongi, saad 2 tükki, 3 tükki, võib-olla mul noh, midagi siit, midagi sealt, et väga palju puurida, väga palju otsida ja ta on nii passiivne, et kaamera siis? Jah, ma panin jah. Pidin natuke seda tiiperi kasutamist filmima, aga see on kiisk jälle. Sa mõtlesin, et kuna praegu söökast väikest kala tuleb pudi, siis filmin ka ma jälle viitsid jää peal. Ei ole siiamaani viitsid filmida, et linnas käia nagu oli homme. Latiga süüa tuua nagu parkoftas. Pean ise ka ikkagi särjele. Ma panin selle sööta alla ka, vaatasin, mis ta teeb, aga ega mingit väga vahet ei olnud, et see on ka natuke, tuleb ikkagi vette enne sisse segada ja lootsin, et äkki võtab mingi särje kohale, aga ei ole. Sealgi vähe. Jah, just, et aga no seda vähestki ei siin kandis. Soojad ilmad veel ei olnud. Tahab natuke aega veel, jah. Üle-eelmine aasta ta kuskil märtsikuu hakkas sinna. Jaa, oligi siuke, ma vaatasin, et 12 märtsi sellised, siis on ikka juba tulnud natukene seda, aga muidu ikkagi märtsi lõpp, aprilli algus, siis on. No sealt tuli ja siis Latikast ka tuleb. Latikas püüa siis teine puru võtta, pääseda eest auku teha.
Selle väike aukuga latikas ei tõmba. ei tule välja jah, see peabki. Või siis kohe algusest peale 2 auku kõrvuti. Siis enam vähem tõmbab. No nüüd tuleb jälle, kogu aeg tuleb ülesse. Mitu kala. Praegu tegelikult parv on all. Lasen vaatame, kui see alla poole ja nai. Ikka kõvasti on kala all, aga no see ongi see, et Mitti tahab jälle natuke saada süüa. No 2 nädalat tagasi ahvenat siin ei olnud. Aga käisin proovisin siin paar tükki sain. Siis läksin üles. Seal enne said 3. Ikka on, kus on mida ta on süüa on, et ja all on ikka kala nii, et no ikka kohe korralikult, et ta ei taha võtta. ei taha. Või ilm mängib noh jumala. Ja mingi hetk teeb suu lahti, siis tuleb siuke 4-5 tükki järjest. Siis saab matõll otsa, nii kui sättimiseks natukene läheb, nii on jälle rahuneb maha, et nii palju kui järjest tuleb siis alla laskmise pealt juba, aga 2 nädalat ma olin, siis ma olin 5. kilomeetrit, kurat. Peale kodus hakkas puhastama tinti täis. On jah? Jah, oli. Sest alguses oli siis, kui ma siin kandis püüdsin, siis oli väikest ahvenat, pisikest ahvenat kõik. Aga siis oli kala suurus, oli parem ka natukene, et no võta ära. No nüüd lõpuks üks. Ja neid on juures on niimoodi, et no täis on kala. Kala vaat küljes kinni ja kõik vaatavad ja jube kehva võtruga. Ilm soovimas läks, siis tema tuli siia kaugele. No veel ka mul, vaatame see kell on 3, no 4 oli plaanis või noh enne 4 ära minna, et ega. Kuskil 3 kilo sai aitab küll. No ja see on siuke, selle jõuab täpselt ära teha, et ega. No siin on seda supikala ka, et. Või jõudu sulle. Tarvis, et päev. Kui nüüd kodus arvutidega istuda, siis saab võtta lahti lehekülje näiteks mapsfishdeeper.com, kui teil on kasutaja ja tiiper. Siin on väike logi. 27. ma püüdsin sikuskaga, äkki ma teen sellest ka väikse ülevaate. 24. ma tegin ainult 3 auku, et see ei näita väga hästi seda kala otsimist ega midagi, et kõigepealt oli üks madal auk, kus ma kala sain ja õigemini esimene üldse siuke jäine sopane. Ja siis oli, seal ma ei saanud üldse mingit pilti ja siis ma sain ühe kala ja siis ma hakkasin püüdma ja kogu ülejäänud päeva ma püüdsin seal tegelikult. Nii et otsimist mul väga palju ei olnud, nii et rohkem siuke püügiteema. Ja no siin on veel ajalugu, mingi logi läheb lihtsalt. Ma vaatasin see aasta päris palju käinud kalal. Nüüd ma näitan seda, siin näitab näiteks, et ma olen 53 auku, 53 augus tiiberit kasutanud, et tegelikult sellel see on just see, kui kelgu peal vedada tiiperit järel. Või noh, siuke niiskilm ja viskate tiiperi kelku, siis ta hakkab lugema mingisuguseid punkte ja asju, mida tegelikult ei ole.
nii, aga jah, see 27 auku, siis ma ikka tegin, ma natuke otsisin asja, aga muidu on ikkagi selline 6, 9, 10, 14, 4, siuke 2 auku, et noh, seal, noh, see 24 jaanuar, siin on 2 auku, 14 auku, et vahepeal lülitad asja välja, siis ta võtab jälle uuesti selle teema, nii et siin saab kõik logiga võtta välja, kus te käisite, millal käisite, tegelikult saab saake ja kõike salvestada. Ja, no näete, Lahepera järv, siin on natukene, ma olen käinud mõned korrad ja ma olen kalda ääres, ma arvan, et alla 700 meetri oli see distants. Ja siin saab valida kortusi, näiteks aeglane, panete asja käima, vaatate oma logi järgi, kuidas püüdsite, et siin põhimõtteliselt on matellipüük on hetkel kirbuga ja siin on ilmselgelt kala juures, kusjuures siin vaadates seda, et see joon jookseb siin pidevalt, see näitab seda, et on siuke tiiper paigal, siin hakkab käbu pihta, siis ma tõenäoliselt selle koha peal sain kala kätte, tõmbasin üles, see tiiper munake värises. Siit kohast ma lasen uuesti kirpu tagasi või on siin 2 kala olnud, teine on alla läinud, ei vist ikka olen alla lasknud, siis siin kohas ma olen kirbuga natuke mängutanud. Kui te näete, siis all on põhjas kollane joon, ilmselgelt on need kalad, et teinekord on need mingi põhjamuda ja vetikad, aga antud hetkel on see kala. Peipsi peal üleüldse on tegelikult suhteliselt lihtne on vahet teha, et kui on ikkagi tumeda pinna peal on ikkagi midagi kollast ja kollast, siis ikkagi pigem on see kala. Katsun kala põhjast kätte saada, ülesse tuua, et siin tõstsin natukene üles, vaatasin, kusjuures siin näiteks logis ei ole aru saada, et mis toimub ja kus toimub, aga kui te vaatate kõrval selle sonari enda kiire värelust, siis seal on aeg-ajalt näha, kus külje pealt ilmub mõni kala välja ja koos kirbuga käib kala, et siin selle joone järgi ei pruugi üldse aru saada. Igal juhul on see, et siin ma tõin selle kirbu üles, läksin alla, kusjuures siin võib täitsa vabalt kala kaasas käia, et käisin alt läbi, et siin on korra näha, et siin tegelikult üks kala tõuseb ja see samamoodi see kala võib käia praegu järel, et siin on väiksed siuksed sakid, nii et täitsa vabalt võib olla see, et see kala käis järel, ei võtnud ära, et siin edasi on kirbuga natuke tõstmine üles alla, katsun selle põhjast selle kala ülesse saada ja siin on kiiruse teema ka. Saan panna 5-kordse kiiruse peale, ehk siis 5, saab kiiremini vaadata, ei ole nii pikalt vaja vaadata, no nii aeglaselt, et tegelikult on see, et kui ma ise vaatan pärast mingeid logisid asju, vaadata, mis toimus, kus toimus ägedaid asju, siis ma panen 10-kordse peale, siis ta jookseb 10-kordse kiirusega, oluliselt kävedamalt ja nii, ja nüüd on selline lugu, et selle koha pealt ma sain korra kala tulema, täiselt ma sain kala kätte siin selle koha peal. Paks, võib-olla üks kala läks alla, noh, siin jällegi tühi. Et ja siin ma näen, et kirp tuleb alla. Tähendab seda, et tõenäoliselt ma tõmbasin selle välja, see alati ei joonista selle kollast joont välja ajaloosse, et selle sonari kiirega seda näeb ära. Aga siin ma lasin alla, natuke sättisin, siis ma sain selle parve sain üles tulema. Et siin tuleb kala nüüd üles ja neid on üsna oma jagu. Et samamoodi, et siin mingid kalad tulid järgi, jõle passiivne võtt oli, käib üles alla, noh, tuli vaatas, läks jälle vajus ära. Siin on neid kohe mitu tükki üleval. Ja siis ma proovisingi meelitada, et äkki mõni võtab. See on jälle kirbuga niimoodi tõin üles, tõin alla. Ma arvan, et see on kirp, sest sikul on see jälg on natukene laiem ja selline teistsugune viidikene. Nii, siin on see kala olnud ikkagi mitu kala on olnud üsna siuke aktiivselt ja siin selle koha peal ma sain ühe kala kätte. Et siin ilmselgelt tõin selle kala üles ja ma arvan, et siin on kirbuga koos kala olnud ka, et need siin on vahepeal ära katkenud, aga ilmselgelt on see kala olemas olnud. Mingid kalad tulid siia alla, jällegi siin on siuke vaikus, aga kui te vaatate põhja peal, siis kollane ala, et siin on kala endiselt kuskil lähedal ja põhja peal olemas. No võt, see on selline, sedasi saab vaadata kogu oma kalapüügi järgi ja saab vaadata aasta hiljem, mitu aastat hiljem, kus iganes on ju. Kus te kiipriga käinud olete, et
et selles mõttes teeb see vahepeal kalapüügi toredaks, et kuskile kalale ise ei pääse, istute kodus, vaatate oma logisid ja mõtlete, et äkki peaks kuidagi midagi teistmoodi tegema, aga te telefonis, kui see konkreetset pilti vaatate, siis see on palju detailsem, sest siin ääres on tegelikult ketas, mis näitab seda kõrguse peal, sädelust ja värelust ja kus see kala on. Mina seda ei kasuta. Ma vaatan mingisugune USA saateid ja asju, seal kasutaks hästi palju. Ja siis siinpoole ääres jookseb sonari enda kiirg, mis näitab selle laivis kohe, mis toimub. Vaat see on selline kõige informatiivsem, et kus ja mida ja kuidas ja seda näitab päris hästi. Et vaat üldiselt see pilt on jah selline, et siin ka need kala tuli järgi, kala läks alla. Siin ajas selle kirku taga, kirkutas vahepeal käis jälle üleval. Mõned kalad sain kätte, nagu videos näha on, et midagi sain, midagi ei saanud. Et nüüd panen selle videosse juurde ka, et see on üle pikk tuleb see klipp, aga mis seal ikka, et kodust poolt ka natuke nähtud, et näed, väikest kala tahate, siis tulge püüdke, siin saab. Aeg-ajalt on siin suurt kala ka.